Hello! Täna on selline võrdlemisi ootamatu teemakäsitlus. No ma ei tea, kui väga sa eeldad ühelt fotograafia teemaliselt kontolt saada ilunõuandeid. Jagan oma tühje potsikuid. Potsikud, mida ma olen kasutanud, õigem nende sisu, mis meeldis, mis ei meeldi. Kahtlemata on see väga subjektiivne, sest meie nahad on erinevad, meie juuksed on erinevad. Vähemalt saab võib-olla keegi mingi hea soovituse, mida tasuks proovida. Alustame. Ma näitan esmalt hambapastat. Ecodenta toodang. Ma isegi ei mäleta, millal ma viimati midagi muud kasutasin kui Ecodentasid, sellepärast need maitsed mulle nii meeldivad, kui nii saab öelda. Ma kasutan tavaliselt valget ja musta vaheldumisi ja eriti siis on see mõeldud kohvi, veini ja tubaka tarvitajatele. Ma väga soovitan proovida. Need on tihti ka soodukatega, nii et kuskil 3-4 euroga saab selle kätte. Järgmisena on mul Avoni huulepliiats. Näitan tooniga, ta on selline nude. Sellega huulepiirjooned ära teha, siis huulepulk püsib väga palju paremini, aga see kuivatab nii väga huuli, nii et ma arvan, et ma pigem ei soovita. Edasi on mul Avoni kuiv šampoon. Ma ise tellin Avonist endale igasugust kraami katsetamiseks ja mul on väga palju lemmikuid seal, aga see kuiv šampoon pigem ei liigitu nende lemmikute alla. Mul on üks salongi toode kuiv šampooni näol, mis mul toimib päris hästi, see ei kuulu nende hulka. Sellel on hästi tugev lõhn, mis kestab terve päeva. See on selline lillenine, väga magus. Ma ei tea, kas ma tahaksin lõhnata kui šampooni järgi. Mul on selline extreme ripsmedus. See on sellise harjaga, mis minu ripsmetele väga ei sobi. Tihendav. Ehk siis ta kipub jätma ripsmed tükki ja ma rohkem seda kindlasti ei osta. Jätkame juustelainel. See on siis, ma ei tea, kuidas seda hääldada. Inebria. Ja kuidas ice creami sarja see kuulub. On selline vedelkristallidega seerum. Ja see on üks nendest asjadest, milles ma ei ole nõus loobuma. Ma olin ka vanasti see, kes kasutas juukseõlisid. Aga kui on blondid juuksed, siis miks on vaja õlitada? Sest õlitamise point on see, et see aitab hoida niiskustaset juustes, aga kui on nii heledad juuksed, siis ei ole mingit niiskust, mida hoida, siis on vaja seerumit. Maailm muutus, kui ma hakkasin seda kasutama, see aitab juukseid kammida nii palju paremini. Ma panen siis seda duši alt tulles, märgadesse juustesse, reti kuivadesse on ju. Üleni panen nagu pup, niimoodi peopessa, hõõrun korraks ja siis panen igale poole ja ma saan nii hästi juukseid kammida. Kui ma ei kasuta seda, siis ma olen selline heinapea, sama kui ma kasutan juuksemaski, heinapea. Et see on nagu lihtsalt täiesti uskumatult hea toode, väga soovitan. Tagasi Avoni juurde. Kehakooria šokolaadiga. Ja ma kahtlen sügavalt, et Avonil on nii väga pistmist midagi naturaalsuse ja looduslikkusega, aga see tõesti lõhnab nagu šokolaad ja see šokolaadi lõhn jääb ka kehale. Ma tean, et kui sa kasutad näiteks sedasama kooriat, kehakooriat enda keha peal, sa loputad selle maha, aga kui selle lõhn jääb kehale, siis tegelikult on ju see, et sa järelikult ei loputanud piisavalt korralikult. Aga see tõesti koorib nahka väga hästi, nagu kooria ikka, ei mitte midagi erilist, aga kui šokolaadilõhn meeldib, siis siin on tõesti see olemas. Näitan sellist asja nagu mitsellaarvesi, millega saab meiki maha võtta. Garneeril on neid selline tilk veel on sees, ka piimias, nii siuke valge on ju, ja on ka täiesti läbipaistev. Igatahes see piimias mulle absoluutselt ei sobi. Ta jääb silmad niiviisi kipitama. Samas see jääb nagu sinna vatipadja peale hunnikusse ka, et seda peab kuidagi nagu hajutama sinna, et see jääks nagu ühtlasemalt, et ei paneks mingit, ma ei tea, basseini endale näkku. Ajab kipitama rohkem kui tavaline, ma ei tea, kuidas siin saab olla seos või ei, aga nii on. Never ei ostaks enam, ei soovita. Ja tagasi juuste juurde.
kork on puudu, väga hea juuksepalsam, see niisutab, mitte kõige rohkem maailmas, aga see on salongist ostetud, siin on sisse pandud Diori parfüümi, mis on väga hea, see on õhtulõhn, nii et see on selline pidulik, natuke selline tummisem, kangem, sügavam. Kui sa kasutad magusat juuksemaski ja siis paned selle piduliku lõhnaga palsami sinna otsa, see on nagu täiuslik. See sobib kõikidele juuksetüüpidele, siin ei ole parabeene ega mingit muud jama. Kes tahab, et juuksed hästi lõhnaksid, soovitan. Kas te olete valmis? Kõige parem asi juuste heaks. Kui sul on juuksed ja need on kuivad ja kui sul on väga pikad juuksed, siis need on väga kuivad ja need vajavad niisutust. Ma panen alati palsamit ja ma panen alati juuksemaski. Enne maski, siis palsam. See asi, see on lihtsalt nii hea, see on nii odav. Sa võid selle 10 euroga kuskilt suvalisest poest ka saada või küsi salongist või vaata kaubamajja või Trendhouse'ist, müüakse igal pool. Ka palsamit ja šampooni. Kõik on väga head, aga see mask, see on piimaproteiinidega ja see niisutab juukseid nagu nii hästi. See on elumuutev. Ma ei tea, kas juuksemask saab olla elumuutev, aga juuksed on lihtsalt nii pehmed ja ma luban, et sa ei taha mitte ühtegi teist maski mitte kunagi proovida. Ja ongi kõik selleks korraks. Palun anna kommentaaridesse teada, kas sellised videod on huvitavad või see on sinu jaoks liiga subjektiivne ja sa eelistad ise katsetada ja proovida ja väga ei usalda teiste arvamusi, sest me oleme kõik nii erinevad. Ja kui meeldis, siis kirjuta, mis sulle meeldis. Kõlan nagu mingi YouTube. Ma ei ole. Igatahes anna palun siia tagasisidet ja näeme loodetavasti juba järgmises videos. Ma hakkan nüüd uusi asju tarbima ja viskan need vanad potsikud minema. Head aega!